sisse, sest muidu ma ei jõua seda ninasse laske pesa peale, et räägiks sõnaga, jõuaks valmis igal pool esinejad, nii nagu on ette nähtud, et üle aja ei läheks. Ja kui inimesed, kui hakkab ära lõpema, siis kohe inimestele öelda, sest meil ei ole aega. Näe, selline logistika, vaata, see kastikene ja siis see raamat pastakaga liiguvad nagu järgmise esinemiskohta, ehk siis tead, kus Kulli Sina on. vastutad selle, muidugi ta teab kõik kullid ja ainult Kulli lotetab, siis läheb Pireti juurde ja siis teie juurde ja ma ei tea, kas muuli peale võtame või või? No ikka võtame. Võtame muuli peale ka. Et Kulli, Piret, meie. Just. Ehk siis sina vastutad selle liikumise eest, on ju? Teeme nii. Okei, ja ma ütlesin Kasparile, et tuleks rohkem siia ja neid augusid. Õige, siis paljud jäävad siia seisma ja... Sa võid talle rääkida seda veel, on ju? Kinosed kaugemale palju. Sina räägid rääkimata jäi. Need märksõnad on olemas. Nüüd siin peal ka. Teeb siin peal ka. 1994. aastal sattusin ma tööle Kuressaare turismiinfokeskuse juhatajana. Ja suheldes turistidega, mõeldes Saaremaa vaatamisväärsuste kohtade peale, siis selgus, et meil on midagi puudu. Ja meil oli puudu informatsioon. Ja seoses sellega andsin ma välja seal turismiinfokeskuses mõningaid, kokku 3 ajalehte ja nende pealkirjaks oli Saaremaa turismi infoleht. Seda küll praegu nüüd enam saadaval ei ole, aga ta on mul olemas. Number 1. Number 2. Saaremaa turismi infoleht. Aastal 1995. Ja 3. turismiinfoleht oli soomekeelne, sest soomlasi oli kõige rohkem meie külastajate seas. Ja see 3. jäigi viimaseks, sest minu aeg turismiinfokeskuses sai otsa. Edasi järgmine teekond viis mind Angletuulikutesse, kus olin projektijuht. Kuid paraku seal täna on see raamat olemas saadaval. Ma ei hakka seda raamatut teile lähemalt tutvustama, sest te loete ja vaatate seda ise. Ja palava ilmaga on veel muudki veel tegemist. See on isafis, kelle maalid siin on jah, see on isa, kelle maalid on siin, jah.
Ma mõtlen selle oist. No ma saan sul tagasi anda muidugi. 20 ka või? Jah. Kas proua kirjanikule peaks ka äkki Vaja üks proua kirjanikuna ka, jah. Muidu jumal teab, millega siis siia saab ja seele siis proua kirjanikuga. Aitab. Nii. Aitab. Suskon, okei, anna siis siia. Ma ei tea. Ma raskan näiteks ekskursiooni. Ma võtan su ratta. Aga mis on siis praegu teoks siin, kas paberile või arvutisse tekkimisel? Väikene töö oleks praegu saada, aga kas on aega ka lastelaste jaoks? Ma võtan ratta. Ei, ma võtan ratta enda hoolist. Kuni on seal. Ja ma tõesti kõike selle kas veel kirjutama. Ja ma. Mul ei ole võtti. Mul on mõte. Kirjakas. Toon tagasi. Ja raamat. Küla, mis see raamat? See raamat. Minu kirja. Selle proovida. Nimega. Mina ei Ja suitsurest juba nii suur töö, kui seda võib tööks nimetada, tegevus on kirjanduspäevade korraldamine siin, kutsuda esinejaid, välja valida need paigad, kus siis esinetakse ja nõnda edasi. Ja muidugi kirjanduspäeva idee sai alguse minu ema Maimu Bergi mõttekäiguna külaseltsi koosolekul, kus asutati Tagaranna külaselts ja väga hea meel on, et küla sellega on hästi kaasa tulnud ja kõik teevad seda ju vabatahtlikult. Meil on külaseltsis väga aktiivne juhatus, kuhu kuuluvad siis juhatuse esimees Andres Tarvis ja Tallinna Linnateatri näitleja Andres Raag ja Piret Tahun Anni Talust, kes on tegevettevõttes Õun ja peab meie raamatupidamist väga hästi ja siis Raul Alvee, kes on laevade peal ja tüürimees ja teab kõike sadamate probleemidest ja küsimustest, nii et meil on selline väga mitmekülgne juhatus ja siis siin kõneleja ka. Ja eks me siis ikka väga tihedalt kohtume, põhiliselt viimasel ajal küll Skype'is, kuna ma olen töötanud viimane aasta Saksamaal ja siis arutame regulaarselt, et keda kutsuda, kuidas teha. Muidugi kutsumisega väga palju aitab kaasa Maimu Berg, kes kirjanikke ju kõik isiklikult hästi tunneb, aga sinna juurde on vaja mõelda veel täiendavalt muusikat, kunsti ja kuidas seda logistiliselt kõike saavutada, sest helitehnikaga saavutada. Andres Raag on siin muidugi kibe käsi ja kõik need kohvikud, mis me siin peame ette valmistada, seekord on meil ka ekskursioon Tagaranna külas, nii et seda nuputamist ja mõtlemist on palju ja muidugi koroona aasta oli keeruline, nii et paljud esinejad, kes tahtsid väga tulla, kõik
Äkki sa mõtled veel midagi juurde, ma panen kirja sinna, eks ole. Äkki sa mõtled veel midagi? Ma siin just natuke aja eest. Aga võib-olla võtan teise pooli, mis seal pooli sees oligi? Siin oli... Suvi ei ole kevade armas päevitunud poeg, vaid aastapikkuses pohmellis higistav jõmm, kelle ärkamisest annavad märku kõrbeva ufoliha aroomid, käratsevate turistide jõugud ja kassahiirte katkematu piiksumine, mis nende sabad täiega närvi ajab. Ta pihustab juunikuu sääsenokkadele lahtunud ohvi, laotab seisva õhuga päevadele tolmu, mida väsinud tuul laiali ajada ei viitsi, vaatab külma õlut rüübates pealt purjuspäiseid kargamisi kleepuvatel juuliöödel ja augustis kepib ise põllumeeste ajusid. Masendust. Kõik on kontrolli all. Nad teavad, et igal talvel on oma küünlapäev, millest alates enam ei õnnestu varjata süvenevat prantsuse tõde, ihu ja olemist laastavat lagudikku, mille see valgus kustutab pidurad varjud ja upub pudekristall. Kõik on kontrolli all. Ka see, et viimane täiskuu on käima peal ja tähtaeg on taas detsembris. See oli Kai. Aga võib-olla, Kurt, vahepeal sa räägiksid äkki sellest instrumendist, mida sa mängid, et mis pill see on ja mismoodi see sinu juurde jõudis? See pill on nimetatud klavikusele. Ja seda pärast kõiki neid aastaid, mis ta oli püüdnud seda poolmetsikut karja küll hea sõna, küll karmi käega tantsutada. Pärast kõike seda aega ja vaeva, mis ta oli kulutanud, et neid põipäiseid inimese loomi leplikkusele ning pordu ja kõige vägevama jumala teenimisele kallutada. Olgu meestud nende kanguse jäärapäisus. Ta langetas järsult käe. Rahva hulka läbis tume ohe, kui mõõgasulased köie pingule vedasid. Mida see teadus endast kujustab. Et kõigepealt ühe väikese lõigukese ma loeks üsna esimese raamatu algusest. Tegelikult see ei ole algus, see on kusagilt raamatu keskelt, aga see sündmus oli raamatu alguses, kus toimub ühe noore saare mehe hukkamine, keda siis, kes on saanud Hinge võib nihutada, kus on vilu, minge sinna, siin on paar pliisi, pange maha, tundke ennast mugavalt. Alata või veel, kui ole paras ja noor. Üksi jäänud kurvits piitsus lennult oma lugu. Pardipaar läks vihinaga randa üle pea. Kõikjal heinas hullu pööra saagis sirtsus sugu. Uskumatu küll, et vahel olla võib nii hea.
Aga siis on nii nagu mujal maailmas ikkagi palju, kui seda võib juba. Jah, annetuskassi seesama 60 000. Näed, nüüd on kassi. Pange ei ole, siis ole hea poissi öelda meile kassi. Leedijookaga see on niimoodi tugevasti lahjendatud. Ma ei oska, ma olen nii kissis. Sa päriselt. Oskar Helmut, tule palun siia välis. Jah. Tule, Julia. Jah. Kas kohvi on? Pean ma tegema? Haaraks. Ja siis tule siia laua juurde. Kas mind on vaja? Panen siia alla. Nii. Jagate meile lahket taldrikut. Palun. Õige, kas keegi veel taldrikut tahab, annan teile ette. Kellele kohvi veel? Kohvi? Kohvi? Sellest alust saab tasuta kõiki asju. Aga te võite annetada meie külaseltsile. Täiendavat tegevust, sissetulekut ja kõik raha läheb külaseltsile, külaseltsi helitehnika täiustamiseks, et see ütleme täna saaks meie omaks päriselt. See ongi meie oma. Ja sealt on puudu veel üle 100 euro vähemalt, nii et siin on Teil on võimalus kõigile osaleda külaseltsi helitehnika muretsemises. Kohvi tuleb juurde, kohvi on ja siin on kodu tehtud, kõik koogid on kodu tehtud, pirukad on vanalinna kohvikust, koogid on kõik kodu tehtud. Mustikakook ja üks on Ülla tehtud kook. Ja palun võtke salträtikuid siit, piimasuhkrut. Ma panen piimasuhkru sinna poole, siit kokku on seal. Nii, piima, kes soovib kohvi peale piima. Kohvi peale piima, Pavlova kook, Marjo punase sõstra kook, mustikakook ja purukook. Palun, kõike on jätkub veel, ärge muretsege. Ja palun ärge unustage külaliste raamatut. Olge hea, härra, palun viige see suhkur sinna poole, siis inimesed teenindavad ennast selle kohviga ise. Jah. Jaa, see on tasuta, aga siis tahad annetada. Annetuskasti palun siia annetada külaseltsi helitehnika soetamiseks. Nii. Anna talle selle labidast. Ja palun käi ringi, siit provad panevad sulle kasti. Tavalist veel. Mina olen panetud poisiga.
Aitäh teile. Siis aga lõksu langeb salk ja saabub kurja elupalk. Neid surma mõistab kohus. Sääl kajab jõugust juhi hüüd. Ma üksi kannan veresüüd. Las maksab minu ihu, kuid säästa teistel ihu. Ja kohtunik nii kalk ja noor, näost kaame nagu kasekoor, tal vastab pilke moega. Kui pääd sult nõuabki me 5. Kas pääta ülem, siis ei saa siis päästa mõnd mehepoega. Järgmise luuletuse nimi on Valgus ja vaikus. Valgus ja vaikus. Vaikus ja valgus. Meri metalliline plaat. Kõikjal lõpuga ühineb algus. Päiksesse libiseb paat. Seda rahnulist põhja ei riiva ühegi kipperi köis. Sügaval kiirgub... Järel tuleb ja nad on vabatahtlikud. Vabatahtlikud? Jaa. Tere! Tere! Võta jutt ka üles. Maja, haarata ka. Suures plaanis või? Mis sa teed siin? Juhatan teised sinnapoole. Vaatad jah, mis seal toimub? Kontsert. Sul seal lauldakse? Või keegi mängib pilli või? Sa ei tea? Pilli. Pilli, jah, mis pilli? Klaverit? Ei tea. Kas sa lähed ise ka vaatama? Sina tead, mis seal toimub? Ei tea. Kaua sa siin istunud oled juba? Väga kaua. Hitler, vaene Schickel-Gruber. Su ideed elavad. Igal pool maailmas on totaalne autobaan, kõikjal on taimetoidumenüü ja suitsetamine keelatud. Täpselt nagu sa tahtsid. Ja vaata, see Putin ehitab Euroopa teisel serval ilusat valget heteroseksuaalide maad. Šalallala. Hitler, vaene Schickel-Gruber. Kõikjal korratakse su loosungeid. Eestimaa eestlastele, Venemaa venelastele, Soome eestlastele ja venelastele, Euroopa eestlastele, venelastele, maailma eestlastele ja venelastele. Küll meie 2 ilusat valget heteroseksuaalset rahvast pärast omavahel jagame.
Hitler, Hitler, vaene Schickel-Gruber. Ära muretse, eestlased, need ongi nagu väiksed sakslased, veel vihasemad ja veel kavalamad ja ma luban sulle, et meie võimu all kannatab maailm veel rohkem. Arjane on väljapääl. Arjane on väljapääl. Kuurat ikri põõsa taga. Kuurat ikri põõsa taga. Mina kõrtsi laual magan. Mina kõrtsi laual magan. Sellepärast on nad eestlased ja sellepärast ma neid nii väga armastangi, isegi kui vahel väga vihkan.